tänane päev on selline, mida me oleme ühelt poolt ootanud, natukene kartnud, sest uskuge mitte, et korraldada sellist üritust on päris suur väljakutse meie tiimile. Me teeme seda väikse eelarvega, teeme lihtsalt oma entusiasmist, me paneme siia sisse oma südame, me teeme seda asja tõesti innuga, aga meie külastajad ehk siis teie ja meie klientide ootused kogu aeg kasvavad ja kasvavad ja iga aasta peab pakkuma järjest rohkem ja rohkem ja järjest paremini. Täna on siin saalis, ma arvan, natukene vist kuskil 300-400 juurde. Meil oli eile hommikul nimekirjas üle 620 inimese ja ma sain väga karmi kirja, et mitte kedagi enam rohkem lubada, sest siia mahub ainult 500. Aga ma lohutan, et neile, kes ei saanud tulla, nemad saavad jälgida meid tegelikult online'ist, meil on feed jookseb Facebookis, me lisaks laseme selle info ka veel Delfi portaali ja ka Postimehe portaal kannab seda üle. Ja eelmine aasta vaatas meid tipphetkel kuskil 5000 inimest. Et panna konteksti, Kaia Kanepi mängu vaatas kuskil 8000. Nii et ma arvan, et kui see aasta tuleb 8000 inimest täis, siis me oleme populaarsemad kui Kaia Kanep. Aga see selleks. Et siinkohal teemegi väikse lehva meie online vaatajatele, käituge viisakalt, ka mina pean ennast tagasi hoidma, sest suur vend vaatab meid. Nii, kindlasti ennem kui ma lähen edasi, tahan teha reklaami, et meil jookseb siin selles ruumis saab kasutada ühte äppi, mida me testime esimest korda. Logige sisse, kasutage seda, te näete seal programmi, te näete taustainfot esinejate kohta, te saate anda või edastada oma küsimusi, kui soovite, ja toimuvad ka hääletused. Nii et julgustan kõiki seda välja võtma ja kasutama. Ja siit tuleks ka võib-olla esimene reegel tänase päeva kohta, et olge aktiivsed. Küsige julgelt. Meie üritus ei ole nii range ja formaalne, te võite vabalt tõsta käe ja küsida. Leppige muidugi viisakad ennem kokku esinega, et millal ta tahab neid küsimusi saada, aga üldiselt meie üritusel võib küsida ka otse. Eelmine aasta me alustasime seda seminari digitaliseerimisega. Saime hästi palju tagasisidet ja meie kliendid ja inimesed, kes käisid meie üritusel, ütlesid, et see oli väga põnev teema, aga miks nii pinnapealselt? Siis sellel aastal me otsustasime, et me lähme sügavuti. Et me tahame rääkida tehnoloogiatest, ehk tegelikult tehnoloogilisest trendidest, mis meid mõjutavad. Me jätkaksime sama selle digitaliseerimisega ja kolmandaks, me ei saa ära unustada inimest, sest need muudatused, mis toimuvad meie ümber, mõjutavad meid ennast kõige rohkem. Ja sellepärast ma arvan, et on õige ja mõistlik, et me ei unusta ära siin iseennast ja inimesi, kuidas see tehnoloogia meid muudab. Hästi palju on räägitud disruptionitest. Eesti keeles sellist sõna nagu ei ole või head tõlgetki sellele ei ole, mis tegelikult tähendab oma olemuses sellist suurt murrangut. Ma usun, et te kõik olete käinud üritustel ja olete kuulnud, et kui räägitakse, et Uber, maailma suurim taksofirma, kellel pole ühtegi autot, või Airbnb, firma, kelle turuväärtus on kordades suurem ükstapuha, mis hotelliketist, ei ole ühtegi kinnisvara. Ja ometigi ta opereerib väga, väga suurtes mahtudes. Need on näited, mida sageli... Aga unustaks ära, et see mõjutab hoopis teistsuguseid ettevõtteid. Näiteks eile õhtul ma lugesin seda, et Fujifilm, näetate seda filmi, või ütleme, ta on ettevõte, kes toodab fototarbeid ja minu ta millegipärast seostab alati sellise filmirulliga. Nemad olid sunnitud oma äri ümber vaatama ja nad avastasid, et nende põhiäri tegelikult on keemia. Ja nende äriga on seotud umbes 200 000 erinevat keemilist komponenti, mille peale nad sisenesid kosmeetikaärisse. Nüüd tahavad veel edasi laiendada teistes valdkondadesse ja nad on seal väga edukad. Näiteks vähe on räägitud Teslast, et kõik teavad Tesla autosi, aga Tesla terve know-how, mida nad saanud autode kokkupanemisest ja arendusest, nad kasutavad ära muudes valdkondades. Nende Powerwall tähendab üsna suurt murrangut tegelikult energeetika tootmises, energia säilitamises ja hoidmises ja kasutamises. Samuti nad on võtnud terve know-how'd ja pannud selle
isesõitva auto peale, või mõtleme selle peale, et mida see toob kaasa meiega. Kõik see, mis ma siin räägin, on tegelikult väike sissejuhatus, et tõstatada seda probleemi ja öelda, et me oleme suurte muudatuste ajastul. Mina ei ole kindlasti õige inimene rääkima nendest, aga me oleme kutsunud siia üritusele rääkima 35 inimest nendest muudatustest. Meil on 6 töötuba ja meil on tegelikult sellel aastal 5 paralleelsessiooni. Nii et olge hea, leidke omale sobivad, teile põnevad teemad, külastage neid sessioone ja vaadake. Nii, ma kasutan korraks oma, pein lobisema ja kaotasin täiesti ära, mis ma pidin rääkima. Nii, mis veel? Kindlasti, see peaks kohe tulema varsti info selle tagasiside kohta. Meile on väga oluline, et annaksid tagasisidet. Ja tublimate vahel, kes on andnud tänase päeva jooksul, me loosime välja GoPro kaamera, aga meil on auhinnafondis veelgi asju, seal on ühed lahedad kõrvaklapid ja väga lahe seade Home Assistant, et mida kindlasti soovitan kasutada. Ma ise kasutan seda täitsa lahe, mulle meeldib. Siis kindlasti kasutaks seda üritust, et networkida. See on parim üritus networkimiseks. Need nimesildid on just spetsiaalselt tehtud, et oleks suurelt näha inimese nimi ja ettevõtte, kus ta töötab. Kasutaks seda võimalust, sõlmige uusi tutvusi, olge uudishimelikud, küsige palju ja mis kõige peamine, nautige päeva. See on minu poolt kõik ja ma tahaksin tegelikult kutsuda lavale ühe inimese, kes on väga edukas ärimaailmas, aga ma tean, et ta loeb palju ja ta mõtestab lahti maailma enda ümber. Ja paluksin lavale härra Hans H. Luik, Ekspress Grupi, asutaja ja suuromanik. Ole hea, Hans, võta üle, palun. Suur tänu.